tere tulemast stuudiosse. Stuudios on tore, aga täna siis on tõesti kätte jõudnud see päev, kus ei olegi külalist. Et no on erinevad põhjused inimestel, kellel on karantiin olnud, kellel on see ja teine ja kolmas, teate küll neid põhjuseid praegusel ajal, jah. Aga siis tuleb loovalt läheneda ja kedagi ma pean siia võtma. Kes see kõlgutab seal jalga? Kristina, mis sa kõlgutad seal jalga? Kuule, sa oled tore vilistlane. Tahad sa tulla saatesse või? Nii väga oleks vaja praegu. No korraks ainult teeme no hea küll. Mis see 15-20 mindi purki ja ongi olemas. No õnneks mu mikrofon küljes ka juba nii, et... Päev on päästetud, stuudios on tore. Tõesti, issand jumal, mõtle, mul on 25 saadet plaanitud ja praegu oleks olnud 23 ainult. See on 24 saade, 25 mul on juba olemas inimene. Väga tore, et sa tulid. Polnud kaugelt tulla. Polnud kaugelt tulla, jah. No aga kui me juba siin istume, siis kuidas siis võiks... Võtame selle ajastu, mis meil hetkel on. Praegu meil on kevad, meil on koolides hakkavad vaikselt lõpetamised peale. Mina panin endale selga enda lõpukleidi, millega ma lõpetasin Viljandi Kultuuriakadeemia selleks puhuks. Ja aga ütle siis nüüd sina, et mis ajal sina lõpetasid? Näiteks põhikooli? Põhikooli ma lõpetasin vist 2015. Mul on selle ajaarvumisega natuke ma saan aru, et mina ütlen oma aastaarve. Et mul on jube hea mälu nende peale ka. Ahaa, ja siis, miks ma küsin põhikooli on see, et põhikool on ju see aeg, kus tegelikult, kui torekad satuvad, siis just sellel ajal toresse tegutsema ja mis sina mäletad sellest? Kuidas sul teie koolis see käis? Sest et ütle nüüd see kool ka, kus sa oled? Mina olen Siri gümnaasiumi vilistlane ja ma ise mäletan seda, et ma olin tugiõpilane tegelikult juba enne seda, kui tore meile tuli. Ja torest on mul meeles eelkõige need koolitused, mis olid superägedad. Meil toimusid need Kuusalus ja üldse kogu see melu ja elu, mis sellega kaasas käis. Et see on see, mis on nagu siiamaani meeles. Et see oli väga äge. Et kahjuks meil koolis sel hetkel tore nii aktiivselt ei tegutsenud, kui praegu ma vaatan, et osades koolides tegutsetakse. Aga ma praegu nüüd näen, et ikkagi koolis meil on ka see tuure kogunud, see tore kogukond ja seda on hästi äge näha. Jah, mina olen kõrvalt vaadanud niimoodi, et Jüri gümnaasiumis on selline nagu oma tugiõpilassüsteem mõnes mõttes, et nüüd hästi palju sõltub juhendajast, kes seal parasjagu eest veab, et kas tema tahab seda teha tore süsteemi järgi niimoodi, et seal on ikkagi konkreetne väljaõppe nendele tugiõpilastele, sest teil on tugiõpilaste süsteem seal Jüris minu meelest selline, et teatud klassist, konkreetselt lihtsalt sinna klassi minemisega see algabki. Sa võid hakata tegema noorematele klassidele, klassiõhtuid ja niimoodi selline tugiõpilassüsteem. Aga jah, kes tahavad siis seda tore süsteemi, et teatud väljaõppe noortele, siis need juhendajad on leidnud teekonna tõesti ja tol korral oli Marit minu meelest, kes selle peale tuli, et oi kui äge. Muidugi teil seal juhendajad vahetuvad ka. Ja vahetusid, sest et tegelikult oli see, et vähemalt see juhendaja, kellega meie läksime tore koolitusele, tema jäi kohe lapsehoolduspuhkusele. Ehk siis tuli kätte aeg emaduspõlve nautida ja kahjuks selle tõttu ka ilmselt natukene takerdus see, et üks just inimene oli koolituse kätte saanud, aga siis ta läks ära ja siis läks kogu aeg nagu venimas, et ma arvan, et see võis olla see põhjus, miks see oli kuidagi kogu aeg see tore tuli ja siis jälle natuke läks, et hästi niimoodi varieeruv, aga praegu ma näen küll, et on sinna tekkinud mingi stabiilsus ja teevad asju ja jagavad ka ülejäänud koolile. Väga hästi. Juhendajad seal on ka koolituse vastu huvi juba tundnud, nii et ootame Jüri gümnaasiumi kindlasti tore juhendajate väljaõppele. Nii, aga siis olgu peale. Kui nüüd veel küsida selles mõttes toorest, et sulle meeldisid koolitused seal, eks ju, et mis seal siis täpsemalt, et see on kindlasti need inimesed alati, see tunne, aga kui sa peaksid tooma välja ainult ühe sellise asja, et mida sa sealt
õppisid või et mis oli see, et sa panid tähele, vot see, et ma seal Tores nüüd käisin, sealt sai alguse mingi asi. Sest tavaliselt inimene areneb päris kiiresti edasi ja siis enam seda algust hästi ei taha mäletada isegi mitte. Aga oskad sa kuidagi niimoodi ühe asja välja tuua? Ma arvan, nagu mul ei ole praegu enam nii selget mingit konkreetset mälu selle koolitusega seoses, aga üldiselt see nii-öelda tore paber või see diplom, mis sa sealt saad, on mind väga palju elus toetanud minu valikutes, et ma sain malevasse rühmajuhiks tänu sellele paberile ja kui ma nüüd koolis olin ka õpetaja, siis tänu sellele ma olen läbinud siis selle noorsootöötaja kutse, tänu tore paberile, siis see on nagu olnud väga hea argument, kuna mul ei ole nagu otseselt õpetaja haridust. Et see on olnud väga suureks abiks minu teel, et ma saaksin teha seda, mis mulle meeldib ja just siis seoses noortega. Et seal on arvestatav maht, eks ju, koolituse maht ja siis ka need teemad on need, mis kuidas ikkagi tõesti gruppidega töötada ja mis seal hakkab toimuma ja iseendast alustades ja siis teistega suhtlemist ja kui äge, kus sa siis nüüd töötad otsapidi? No hetkel ma olen siin samas karjääristuudios ja ma tegelen erinevate projektidega. Üldiselt ma olengi siin sisu- ja projektijuht ja siis juhin ka saateid, erinevaid webinare, podcaste, kuidas kunagi. Saateid juhid? No kolleegid. Kolleegid oleme, jah. Issa, kui põnev. Kuule, aga siis peaks üldse tegema tänase saate niipidi ju, et kas sa mõtled praegu sama, mida mina? Ma vist aiman, mis sa mõtled, aga ma pean juba ütlema, ma ei ole ju valmistunud selleks, et ma ikka tavaliselt teen ilusti enda küsimused valmis ja teemad ja fookused. Ma ka ei ole valmistunud, et sina mul saates oled, sa just tulid siia. Mina pean küll hakkama saama, nii, pole midagi, vahetame kohad ära. Oota, aga me peame, valime enne teema, et kui me siin need paar sammu teeme, siis ma jõuan küsimused välja mõelda. Tean, see on hea point muidugi, et valida teema. Kuule, aga räägime vaatajatele sellest, et mis sul siin kaadri taga juhtunud on, mida meie näinud oleme, aga teistel pole võib-olla aimugi. Julged avada telgitaguseid? Et siin ei ole ju tegelikult mitte midagi väga hullu, aga võib-olla lihtsalt ägedat. Jah. Natukene. Okei, teema valitud. Nüüd valime kohad. Nii, no õnneks sa sissejuhatuse tegid nüüd ära juba, aga võib-olla siis ma alustakski sellest, et räägi, kus sul üldse see idee tuli, et võiks saatesarja teha ja üldiselt, kus sa saad oma ideid nendeks erinevateks saadeteks? No selleks, et sellest ideest hakata rääkima, tuleb tegelikult kerida päris palju aastaid tagasi ja võib-olla võtta aluseks natuke seda minu sihukest mingisugust olemust, et mulle hästi meeldib oma ühingu inimesi tunnustada, esile tõsta. Ja meil on omad sündmuses, mille raames me seda teeme, siis ühel hetkel mulle hakkas tunduma, et oleks mingid väljaanded või mingist, kuidas saaks nagu persooni lugusid, siis meil oli üks erikiri või tähendab, et selline kuukiri käis ja siis meil tulid sinna iga kord üks persooni lugu, eks ju. Nii, aga siis läks jälle natukene, et see mingi teatav ring sai täis ja võimalused aina avarduvad, eks ju. Ja siis oli mõte, et võt üks raamat võiks olla, me jõudsime isegi mingeid lugusid koguda ja sellest sai esialgus oli mälestuste vihik. Nii, aga siis lähenes juba see juubeliaasta meil 25. Jälle tead, mis me nüüd teeme? Küll oleks tore, kui saaks esile tõsta neid inimeste lugusid ja et seal peaks olema nagu mitmed tahud kaetud ja mis me teeme. No ja siis tuli see koroona, mis omakorda tõukas selleni, et me ei saanud teha oma juubelikonverentsi sellisel kujul, me ei saanud kutsuda kokku jälle üle Eesti rahvast. Me pidime midagi muud välja mõtlema ja selleks oli siis live, aga see oli mõned tunnid tol päeval ja seal me juba tõstsime osa inimesi esile, kellest me tahtsimegi eraldi ka lugusid juba ja siis tekkiski ja niimoodi see jada läks, et kui me juba teeme nendest loo, et miks me ei võiks siis teha juba saateid ja vaatakski tagasi ka ajaloos, on ju, kutsuks sinna neid inimesi, kes asutamise juures olid ja kes on olnud metoodika väljatöötamise juures ja kujundamise juures ja juhendajaid ja noori ja nii edasi see paisus, et lõpuks oligi selline tunne, et 25 saadet vabalt. Ja nüüd ma siis olen siin.
aga asi pole selles, et meil pole teemasid, on ju. Meil lihtsalt juhtus täna, et inimene ei saanud tulla. Vaat selliseid asju juhtub ja selle perioodi jooksul juhtuski tegelikult päris palju selliseid olukordi. Just, et et millegipärast ei saanud inimesed tulla, aga see õnnestus lahendada, kuna mul oli ikkagi nimekiri ees, et keda ma kõike näha tahtsin, siis ma võtsin kohe järgmise, et keegi ikka sai. Et üks naljakam näide võib-olla on sellest, kuidas ma ei mäletagi, kes see jälle tulla ei saanud, aga ta oli suhteliselt siit Tallinna kandist ja võtsin juba järgmise Tallinna kandi, jälle ta ei saanud ja tegelikult lõpuks sai Saaremaalt tulla inimene, suht üleöö niimoodi. Et ootamatu täiesti. Et niimoodi see käib, jah. Aga rääkides sellest laivist, siis kas selle juures on ka seotud mingid videotrikid, asjad, mida saab jagada siis vaatajatele? Kuidas see laiviprotsess käis, et natuke seda avada? Laiviprotsess, see oli ka hästi huvitav. Kuidas oli otse ülekandes? Kas oli närv suur ka? Vaata, minu filosoofia on ja päris paljude korraldustööga kokku puutunud inimeste filosoofia on see, et mida rohkem sa eeltööd teed, lihtsam on sellel hetkel, kui see asi toimub. Ja vot see eeltöö oli küll niimoodi, et vahetult enne veel läks korraks isegi päris pingeliseks. Mingi plahvatus ja mingid pisarad peavad ikka ära käima. Ja siis, kui see kätte jõuab, siis tegelikult läks väga ladusalt. Ja seal olid mingid asjad, mis isegi kui juhtusid, siis sellel hetkel sa lihtsalt pööradki need naljaks ja taotluslikuks ja just nimelt huumoriks. Tegelikult see huumor on hea võte alati. Midagi juhtub, siis see pidigi nii minema, teed nalja, on ju. Tegelikult ma ei tea, kas me võime selle tordiloo ära rääkida. No ikka võib. See ongi praegu see saade, kus rääkida kõik saladused ja kaadritagused teod ära. No see on selles mõttes, et ma nimesid ei nimeta, on ju praegu. Aga et me pidime tellima sinna väga ägeda uhke juubelitordi. Ja oligi nagu nagu oli teada üks tegija. Ta tegelikult tegi ootamatult väga-väga tagasihoidliku tordi ja me olime pettunud. Ja siis Epp läks seda asja korraldama, sest et saatesse oli torti vaja. Ja natukene suunas neid kuhu poole liikuda ja nad pidid täiesti uuesti tegema selle. Jõudma valmis, aga ta tuli ikkagi väga tagasihoidlik. Ja siis me lahendasime selle niimoodi, et see on täpselt nii, et Epp võis selle kodus ise ka teha. Et see tordimeister oli tegelikult Epp, aga see nagu kuidagi kõlas kokku tegelikult lõpuks seal laivis väga hästi. Et see Epp tuligi oma nunnu tordiga, sest see oli nagu nii sobis, et teda panna selleks tordi tegijaks. Nad tegid selleks väikse tordikese ja kui uhke oli siis meil see tort seal Narvas, mis oli otse ülekandena nende koolist. Tal seal uhke kõik logod, värgid, kõik niisugune luksuslik tort ja siis see oli nagu nii hea, et me lahendasime selle huumoriga. No eks vahel ikka juhtub, aga rääkides natukene salvestustest veel, siis tegelikult sa ju salvestad tihti 2 saadet korraga. Ja see on sul ka ikkagi siuke hea maraton, et tuled siin suure koguse riietega, meigiga, et ette valmistunud, et kas sul on sellega ka juhtunud mingeid apsakaid? Ma ei tea, kleit koju jäänud või? No sellest juba saates isegi ühes rääkisime, et kleit koju jäi, aga mul isegi oli paaril korral 3 saadet salvestust ja siis mul oli küll niimoodi, et kui see 3. saade läbi sai või salvestus sai tehtud, siis mul oli nii, kõik mina enam ei räägi mitte midagi 3 päeva. Sest see on nii huvitav, kuidas täpselt sama, et ma tahan selle inimesega kohal olla, ma tahan teda niimoodi hoida, tõsta, igatepidi tähelepanu ja see võtab niimoodi mõnusalt energiat, et lõpuks ongi läbi. Aga apsakaid, mis juhtus? Eks ju, jah, see kleit jäi maha ja mis selle kleidi maha jäämise juures oli tegelikult nagu kõige, ma ei tea siis, kuidas seda öelda nüüd täpselt sõna, nagu iroonilisem siis või, oli see, et see oli täpselt selle moelooja, kes oli selle kleidi teinud tema saade. Mul oli see kleit ju ammu olemas, mul oli ta valmis pandud, ma pidin just selles saates olema.
ja just selles saates see kleit jäi maha. Murphy seadus. Nagu jah, täiesti sihuke lugu. Aga me lahendasime selle ikkagi ilusasti. Õnneks oli seda kleiti juba nähtud mingites teistes episoodides. Aga jah, ja seda näeb kindlasti veel, sest meil on nendega fotod tehtud ja meie tegevtöötajad isegi Facebookis ongi selle pildiga, et kus on see kleit just seljas. Nii et väga uhke olen. No üldiselt ka minu arust nii lahe on näha seda kõrvalt, kuidas te alati väga valmistute ja üritate siin oma külalistel teha mugavaks, et teete ju lõunaid siin ühiseid ja samuti sa ise ju ka, ma ei tea, legendid vähemalt räägivad, et sa oled selle kirsipuu siin ka ise oma kätekestega meisterdanud. Alustame siis sellest lõunast. Sellega on nii, et jah, meil ju tulevad külalised on tulnud Põlvamaalt ja ongi Saaremaalt, Valgamaalt. Kui nad tulevad nii kaugelt, siis me lihtsalt väga empaatiliselt tõesti oleme mõelnud, et issand jumal, et ta on ju pool päeva sõitnud, ta ju peab nagu sööma. Nad on tegelikult väga tänulikud olnud et selline tähelepanu. Ja see üldse selline, see käib meie ühingus kaasas tegelikult see õhkkonna loomine. Et kuidas üks saatekülalistest rääkis oma teisest kogemusest ühes teises stuudios ja ütles, et see oli tal täiesti ehmatav, et ta oli nagu siin käinud ja nii harjunud sellise, et oodatakse ja vaadatakse ja unustatakse ja istutakse, kõigepealt imetletakse, kui ilus sa ikkagi tegelikult paistad ja kuidas kõik värvid matchivad ja siis oli ta selline kogemus, kõps, ette, tee nüüd ja ta tundis kui möh ja kui halb oli olla, et kui hea on siis, kui sinu eest, sind oodatakse ja sinu eest hoolitsetakse ka. See on see lugu, nagu positiivne lugu. Aga siis kirsid, sellega on see lugu, et siin tuleb nüüd jälle see mängu, see minu mõnes mõttes see, et ma ei anna alla. Ma ei anna alla, kui minul on nägemus, siis ma ei anna alla. Et ma helistasin ju mitu seda kunstpuude lillede kohta läbi, et mis teil üldse on ja siis oli isegi üks, mis fuks ja roosat, otsisin mingit roosat, kas või lahendust, kuigi see kirss oli mul nagu see esimene eesmärk. Aga siis tuli mingi fuks ja roosa teema, aga need pidid tulema Taanist ja tellimus mitu nädalat ja olgu. Siis ma läksin veel ühte kuulsasse selliste dekoratsiooni tuntud poodi ja seal oli üks kirsipuu isegi olemas. Üle 300 €. Siis ma mõtlesin, ma pean selle kirsipuu nüüd ostma. Kuhu ma ta panen pärast? 300 € ikkagi ja rohkem veel. Rentimist need väga ei teinud. Kui siis tuli väga spetsiaalselt kokku leppida selle tegevjuhiga seal. Ja anti mulle see visiitkaart ja siis öeldi veel, et ikkagi rent tuleb ka ikkagi päris hea protsent sellest tegelikust hinnast. Ja siis mul oli nii, ma teen parem ise. Ja see on minuga, kui ei saa kuidagi, siis ma teen parem ise ja saabki hästi. Ja saigi nii ilus. Muidugi kaua aega läks, aga nii ilus sai. Kaua sa tegid seda? See on paar nädalavahetust. Ma praktiliselt igal vabal hetkel istusin ja lõikusin. Tegelikult käepärased vahendid on siin. Minge kõik, ostke kuskilt endale roosad salvretikud. Kui teil on vatitikud olemas, siis on vaja veel natuke PVA-liimi ja tegelikult saabki natuke nüanssi mingite nende vildikatega juurde, et ta nagu paistaks veel ehedam. No ma olen tähele pannud, et siin saadetes sa tihti küsid ka, et mida see tore on, kas noortele näiteks andnud, mida nad on õppinud. Siis ma küsin selle saate tegemise ja juhtimise protsessi osas, et mida sina õppinud oled ja mida sa tunned, mida see sinule andnud on? Kõige rohkem tunnen ma niisugust huvitavat asja saadetega. See on andnud mingi väljundi mulle, midagi, mis sobib. Sest et kui ma enne rääkisin sellest tundest, et kui 3 salvestust saab läbi ja siis ma olen niimoodi vait ja läbi, siis see on siis, kui on 3, siis see on väsimus hästi suur. Aga kui ma teen 1 või 2 saadet ja siis mul on selline, ma ise ka imestasin ja see juhtus kohe esimese saatega muuseas. Ma läksin koju ja mul oli täiesti siuke
meeletu hamm ja rahu, nagu oleks mingi, ma ei tea, mis ägeda asja ära teinud ja jumalast rahul, noh. Ja see ei kadunud ära, see oli järgmise saatega nii ja ülejärgmise saatega, ülejärgmise, iga kord see nagu on mingisugune õige koht, õige kohatunne. Hästi huvitav. Et see on see, mida ma olen tajunud. Sest et noh, kõik muu siuke, ütleme, mingisugune teatav süsteemsus ja läbimõeldus, see on muga ka kaasas käinud. See ei ole midagi uut, mida ma olen õppinud, aga selles kontekstis on seda jälle hästi põnev teha olnud, sest et mõni võib mõelda, et ma mõtlen suvaliselt, et noh, täna vaatan, mis kapist võtan, on ju. Aga tegelikult on mul terve tabel sellest, et ma vaatan järgi. Siin saab ka rääkida tegelikult hea loo, kõige naljakam. Huvitav, kas inimesed panid seda tähele, et sellest Vastla kukli saates ma tahtsin riietuda niimoodi, et selles on nagu Vastla kukli olemust. Täiesti jabur tegelikult, on ju. Aga ma tahan siukseid asju teha, siukseid kiuksuga asju. Seal oli see siuke kohev kleit, valge jakk peal nagu vahukoor ja siis peas see lilleke, nagu ikka nendel Vastla kuklitel on, on ju. Noh, mis saated veel siis, näiteks Eesti Vabariigi aastapäeva saade, siis ma kindlasti vaatasin kõige soliidsema sinise pika kleidi Liina Steini oma, tead, uhke. Et kõik on ikka väga läbimõeldud ja planeeritud. See mulle meeldib, see on ka osa sellest, et ma tahan sellist loovat väljundit ja nüüd ma olen siit selle saanud. No. Hästi huvitav. Aga kas on sul veel mingeid põnevaid lugusid? Ega ma ise ei ole ka siin kogu aeg ju stuudios kohapeal olnud, kui te olete salvestanud, et ei oska nii täpselt küsida, aga on sul veel endal jagada mingeid mõtteid, lugusid? No ükskord läks näiteks niimoodi, et bluus läks siit katki õmblusest. Et siis tuli seda nagu lahendada teibiga, sest ega kellelgi ei olnud kaasas mingit niiti ja nõela. Siis on juhtunud, et noh, need on sellised võib-olla pisikesed asjad. Ma tegelikult pean ütlema, paljud tulevad saatesse niimoodi, okei, ma tulen, aga sa siis lõika kõik välja ja pärast lõikate on ju kokku. Ja siis noh, ma olin mõned saated teinud, ma kuulasin seda juttu ja ma pidin hakkama tegelikult neile ütlema tõde ja tõsiasi on see, et me ei lõika eriti midagi. Et nii nagu tuleb, nii on hästi loomulik, see mulle ka hästi meeldib, hästi loomulik. Noh, pisikesi asju on, et keegi köhis on ju, siis tõesti see köhahoog tuleb, selle sa pead välja lõikama. Aga muidu teema mõttes või, et midagi oleks väga hullu juhtunud, ebasobivad, seda nagu ei olegi. Nagu ma olen uhke selle üle tegelikult. Mul on hea meel, et see on olnud loomulik. Mul on hea meel, et inimesed, kes lähevad saatest ära, tunnevad ennast hästi. See on nii tähtis minu jaoks. Pärast olen mõne käest küsin, kuidas oli ja kuidas tundsid ikka. Ja siis nad tulevad, nagu mõnus tunne oli tegelikult. Tulevad väikse ärevusega, aga lähevad hea tundega. Aga kas sa oled teraapia? Jah, kas sa oled mingit tagasisidet saanud ka vaatajate, et kuidas nemad on selle saatesarja vastu võtnud? Kas on juba mingid kindlad fännid välja kujunenud, saad postkasti fännikirju? Ja, päris niimoodi see ei ole, aga mis ma olen märganud on see, et seda oma saadet küll väga oodatakse alati. Ja kui inimesed, mida rohkem me oleme teinud ja siis, kui ma hakkan kutsuma, siis tegelikult nad ei kipu panema seda kirja sinna. See on huvitav. Ma arvan, et see on niisugune nähtus, mis maailmas täitsa olemas on, et ei kiputa alati panema kirja, aga kui sa niimoodi inimesega räägid, siis sa näedki, ta on vaadanud ja siis ta toobki välja, et te olete seal alati nii ilusad. Kõik on nii alati läbi mõeldud, mis mina nüüd seal räägin, aga tegelikult pärast tema enda saadet ütleb järgmine tema saate kohta, et issand, tema saade oli seal nii ilus, et üksteisest niimoodi vaikselt selja taga nagu susistatakse, et kõik on nii hästi. Et jah, niisugust fännklaabi. Jah, selle järgi saadki aru, et kui saade on üles läinud ja siis kohe kiiresti tulevad need, kes seal saates olid, nende likeid juurde ja et nad ise nagu ootavad, seda on aru saada. Või oma kandi omad ootavad, et jagavad seal edasi mingis vallas või et oma tuttavat ikka tahad näha ju. Seda kindlasti, aga ma ei tea, saateaeg vist hakkab ka vaikselt otsa tiksuma, et
ma küsiks võib-olla, muidugi ma ei tea, kas on see saade, kus sa sellest rääkida saad, aga mis edasi, mis tore 25 saatesarjast saab suvel, sügisel, kuhu plaanid edasi liikuda? Ja selline väga niisugune edasivaatav pilk on mul ka täitsa olemas ja mina näen siis seda praegu niimoodi, et järgmine saade nüüd, veel see nädal edasi, on suvekooli saade. Ja meil on sel aastal nii äge meeskond ja nemad on tulnud väga hea idee peale, mis annab mulle võimaluse andagi see teatepulk neile nüüd üle. Nad teevad ise, see ei ole küll saade, mis nemad teevad, aga nad teevad edasi pisikesi klipikesi, sest nendel endal on palju kogemusi ja palju ägedaid lugusid, mida rääkida just suvekooli kontekstis. Ja siis tuli nagu mõte, et aga siis, kui ma olen juba suvel puhanud, et siis sügisel võib-olla võtan selle teatepulga ikkagi uuesti tagasi, sest mul jäi veel inimesi, mul jäi veel mõtteid, mul sünnib neid niimoodi juurde, et täiesti, ma ei tea, minu seda tore nagu põhjatu lugude koht. Iga inimese lugu on nii eriline. Mul on veel neid inimesi, jah, keda kindlasti sügisel kutsuda, nii et ma pean vastama, et jaa, jätkan. Nii et tahan vastata kohe tore kanalites, tore televisioon säilib ja vaatamist jagub. Jah, et kui ma mõtlen seda tunnet tagasi tegelikult, kui need seisid kõik ees veel, need 25 saadet, ja siis oli küll nii, et issand, mis hullu idee peale, mis hull idee see on, appi, kuidas me selle ära teeme ikkagi. Tegelikult oli niisugune kõhe natuke ja aga nüüd, kui ma vaatan niimoodi tehtud, siis ma olen küll nagu, kui ilusasti, kui hästi, kui sujuvalt, nii lahe oli see ka ju, et alguses meil oli selline pidulik see draamateatrist laenatud see diivan, selline antiikne, see oli nii uhke, täpselt siuke pidulik ja siis kevadel, kui see kirsipuu jälle nii nagu kuidagi, ja see mõte, eks ju, me otsisime hoopis mingit pingikest vist, jah. Ja siis ka üks asi vist teiseni, et jõudsime sellise pesakiigeni hoopis. Nii et nüüd mul on sügiseks uued ideed juba, kuidas stuudio välja hakkab nägema ja kes seal siis kõik on ja millised teemad tulevad ja nii et jagub põhjatu. Sulle jagub ideid ja mõtteid ja siis vaatajatele jagub ootusärevust, mis tulema hakkab. Ja. Aga ma arvan, et me saamegi siin otsad kokku tõmmata. Ma loodan, et üks hetk tuleb ka sinust endast saade, kus sa saad ikka ise ka oma mõtteid rääkida, kui on vaja saatejuhti, olen valmis tulema. Ja on juba küsitud, millal sinu lugu on, kus sinu lugu siis jääb, sinul on ju nii suur osa, miks sinust lugu pole, nii et tuleb vist ära teha küll, aga ma ei tee seda kohe alguses. Seal on veel 19 episoodi ilmselt sügisel. Vaata, ma juba olen tegelikult nii palju ette mõelnud, on ju. Ma olen lugenud ära täpselt need nädalad, kui palju aasta lõpuni veel episoode on. Ja siis kuskile sinna ma ikkagi selle potsatan ilmselt. Jah. Kuule, aga aitäh, et sa kutsusid mind siia sealt mu laua tagant. Väga tore oli ja ma loodan, et teistel oli ka äge kuulata, et mis siin kaadri taga toimub. Jah, aitäh, et sa tulid. Ja praegu mina ütlen suur tänu kogu sellele karjääristuudio meeskonnale. Ma ei tea, Kersti kuulab, mõtleb kaasa, süveneb, võtab vastu, naeratab, muigab sealt, lehvitame talle. Nüüd oleks ka tore, kui need kaamerad näiteks, et naeratavad ilusad Kerstit seal ikkagi, kes tahab lambi taha varjuda. Siis mul on hästi hea meel olnud sellise, kuidas ta siis on, mingi tehniline meeskond. Meie videotandem. Videotandem, just. Henri ja Helena, no ma ei tea, mis imesid te seal kogu aeg teete niimoodi, et midagi väga lõikama ei pea. Ma loodan. Jah, et ma ütlen, et kui nagu selles protsessi käigus mingeid apsakaid on, siis on need ikka jupe pisikesed tegelikult võrreldes sellega, mida oleks võinud juhtuda, mida me kartsime ette. Aga tagantjärgi vaadates ei olegi nagu midagi väga hullu olnud. Nii hea. Et hästi suur tänu teile. Teie peate ka lehvitama kaamerasse. Nad ausalt lehvitasid seal kaamera taga, nii et. Ja. Aga siis ilusat suve saame soovida. Ja sügisel siis hea meelega tulen uuesti teie stuudiosse, kus on tore. Kohtumiseni. Aitäh.